me alustasime siis oma kinnisvara äripartneri Kallega koos oma rahas ja Bondoras ja saime esimesel kuul seal ligi 20% intressi aasta baasil ja siis meil oli selline moment, et müüme kõik oma korterid ära, paneme kõik raha sinna. Ma arvan ka, et Seppo Saari oli minu jaoks selline võtmetähtsusega raamat, et ma lugesin selle siis just eelmisel aastal enne oma seda esimest investeeringut ja tegelikult sealt raamatust ma saingi selle julguse. Seal oli kohe peatükk, et osta, kui riik erastab ja oli räägitud Sonerast ja see oli siis väga sarnane selle Eesti Telekomile. Ma olen seal tegelikult ise siiamaani oma rahast toimetanud ja ma arvan, et see keskmine tootlus on kuskil 18% aastas. Ja võib-olla alustajatele on ta sellepärast hea, et seal ongi eeliseks see, et sul on väikesed summad, et seal on oluliselt lihtsam anda 100 või 200 euro kaupa kui tuhandete kaupa. Nii et sa ei võistle siis Liivamäe ja teiste suurinvestoritega, vaid pigem alustajatega. Ja kui see investeerimiskonto seadus muutub, et siis ma arvan, et see võiks täitsa arvestatav koht olla, kus turu keskmisest kõrgemat tootlust saab.